Kui sa oled dieedil, siis siin on palju suhkrut. Oma treenerile ära näita seda videot. Teeme siis jälle kooki. Võta ümmargune vorm. Mul on see minu arust 24 ehk. Ja pane küpsetuspaber ümber. Kui on vooderdatud, ta võib jäädagi selline mitte ilus, siis jääb pärast kooka selline. Pane ahi sooja, pane 180 kraadi juurde ja siis hakkame muna vahustama. Võta 3 muna ja vahusta munad. Kui munad on vahustatud, siis lisa 200 grammi suhkrut. Ja kui sa tahad vähem magusat või tervislikumat, siis lisa suhkrusendajat. Vahusta muna ja suhkrut. Nüüd võta teine kauss ja teeme ettevalmistuse kuivainetega. Nüüd võtame jahu. Mul on täisteräjahu. Võtan 150 grammi ja 150 grammi panen nisujahu. Te võite panna ka ainult kaerajahu ja te võite panna ka ainult nisujahu. Lisan ka küpsetuspulbrit, 2 teelusikatäis ja vaniljasuhkrut ka. Et selle võib lisada ka tegelikult juba sinna muna ja suhkru sisu sisse. Panen siia samuti 2 teelusikatäis. Vaja piima 240 milliliitrit ja õli 120 milliliitrit. Ja paneme siia 120. Ja paneme ka siia piima. Ja siis sa võid selle loksutada. Segamini ajada. Ja loks. Nüüd võtad selle jahu, küpsetuspulbri, vaniljesuhkru segu ja paned selle piima ja õli segu siia juurde ja segad sellesse segusse, lisad nüüd munasuhkru segu. Ja segad ka. Kui segu on valmis, siis võta vorm ja vala segu kõik vormi põhja. Kui on vormi valatud, siis võta kapist, mis iganes marju sul on ja puista siia marjad peale nii palju, kui sa ise soovid. Mina võtan nüüd sügavkülmast mustikaid, natuke maasikaid ja võtan ka kirsimoosi ja vaatame, mis sellest kõik tuleb. Nii hea meel, et sügisel, kui mustika aeg oli, siis kohalik muhulane müüs mustikaid ja mul on siiamaani neid mustikaid sügavkülmas võtta. Nii. Täna lisan ka, mida ma enne pole lisanud, on kirsi küpsetuskindel täidis. See on üks parimaid leide, mida me leidsime. Meil meeldib sellega ka täitsa panna kohe pannkoogi peale. Ta ongi niisugune pakse. Ta on rõngumahla oma. Täna ma teen niimoodi, et ma panen siia natukene seda kirsse igale poole. Tavaliselt ma ei ole pannud seda. Nii, lisasin siis siia kirsid ka. Iga üks otsustab ise, kui palju ta täpselt marju paneb. Nüüd hakkame tegema puru. Nüüd teeme puru peale 80 grammi võid, 80-100 grammi võid. Siis mina kasutan kaerajahu, panen puru jaoks 100 grammi. Ja suhkrut taaskord ka 100 grammi.
ja veel kord, kes see tahab siis tervislikumat, siis asendab suhkrut millegi muuga või vähendab või noh, ühesõnaga see on selline patuline. Ja siin ei ole midagi muud, kui teha siis see puruks. Ja kui teil on puru tehtud, siis hakake pudistage see puru siia peale ja täpselt nii suured purutükid, nagu te tahate teha, see on jälle teie teema. Et isegi soovitan teil võtta kindlasti puru tegemiseks suurem kauss, et meil oli praegu niisugune pisem kauss ja pudistate siia peale. Selline puru siia peale sai ja nüüd me viime selle ahju 180 kraadi juures. Meil on ahi olnud terve aeg eelsoojenduse peal ja vaatame 45 minutit umbes, aga kindlasti käige piilumas ja oma ahju peate ise tundma. Nii, paneme siis ahju ja 45 minutiks 180 kraadi. Nii, sai siis valmis, oli 50 minutit 180 kraadi. Tundub praegu küll väga-väga mõnsa. Lasen tal jahtuda ja vaatame, kuidas siis lõpptulemus on. Avame. Nii, kook on seisnud nüüd pool tundi. Ja no vaadake. Lihtsalt nii njämma. Siis ei tahaks ka. Aga siis ei saa.